Rootsi küünlast ehk paku küünlast olete te võib-olla juba kuulnud, aga täna teeme midagi muud. Täna, nagu te võite juba selle noti järgi ehk aimata, teeme me paku grilli. Kuidas? Sellest kohe räägime. Aga ennem räägime sellest, millises olukorras seda kasutada, miks peaks üldse paku peal grillima. Et see lahendus toimub näiteks sellisel juhul, kui teil ei ole küttepuid, teil on üks suur pakk ja maapind on niiske. Et siis selle sama ilgelt jämeda pakuga või haluga saate te tekitada endale grillaluse, et siis selle peal küpsetada mingit liha või vett ei ole selle peal kõige parem keeta, aga midagi praadida on selle peal väga hea. Ja loogika on siis nagu selles, et tuleks selle paku peale tekitada siis ütleme tulease nõnda, et see pakk ise ka kergelt tuld võtab. Ehk siis ärme siin pikalt räägime, et miks see pakk hea on see, et see eraldab tulekolde maapinnast. Meil ei ole vaja väga palju puitu, et tekitada mingisugune hullult põletada mingeid peeneid asju ja tekitada sütt, et grillida, vaid me kasutame seda sama pakku siis nii ütleme tulekoldena. Et tulekolle tekitada on vaja kõigepealt tuli üles saada. Ma olen siin juba valmistanud ette kasetohu, natukene süütematerjali ja veel. Et paneme selle kõigepealt põlema. Põlema saamine on natukene võib-olla keeruline, aga mitte liiga keeruline. Edasi me paneme siia juba, laseme selle korralikult põlema ja siis paneme siia süütematerjali peale. Mõte on nagu selles, et oleneb palju teile seda grillimise vahendit on, et kas te teete selle tule siia keskele. Näete, see on piisavalt lai pakk, eks ju. Teete selle tule ainult siia keskele või teete seda pikemalt. Aga mõte on siis selles, et panete piisavas koguses süütematerjali nii, et see tuli teile ära ei kustu ja põleks nii kaua, kuni hakkab see alumine pakk põlema. Ehk siis loogika on selles, et see alumine pakk peab ka olema kuiv. Et kui te leiate kuskilt mingid metsalangilt näiteks mingisuguse maha saetud puutüve, siis näiteks ajate selle keskilt pooleks käepäraste vahenditega, mida teravamatega, seda parem ja tugevamatega. Ja siis seda kasutate oma grillalusena. Ehk siis esimene etapp leida halg. Teine etapp teha sinna peale tuli ja kolmas etapp, seda näete varsti, kui see tuli on siin omamoodi juba, oma soodu juba natuke aega põlenud. No nii, nüüd ma olen siin mõnda aega tuld teinud juba ja kasutades selleks suhteliselt peenikesi ja natukene jämedamaid kuuseoksi, millega muidu nagu ei saaks ju grillimiseks sütt teha. Aga kui teil on sükene halg, nagu mul on, ja kuuseoksi, mida te saate ükskõik millise kuuse alt osas korjata, siis te saate endale sellise mõnusa grill aseme juba tekitada. Ja kui on juba näha, et see alumine puit on juba põlenud ja kergelt hõõgub ja tunda, et on kuum, siis ei ole muud kui liht peale laduda. Ja mul on siin liht täitsa olemas juba, aga enne, kui me selle lihi siia peale laome, enne me tõmbame selle tuha siit natuke laiali ja siis on üks nipp veel, mida ma kohe näitan teile. Et kui teil ei olnud lihtsalt halg, vaid teil oli niisugune saetud pakk, mille te pooleks ajasite, siis ma loodan, et seda teist poolt ära ei visanud, vaid see hakkab ka meil siin olulist rolli mängima. Kui te olete näinud, kuidas inimesed grillivad, eks ole, siis tegelikult, kohe näitan, paneme lihi peale lihtsalt siia. See, et see lihtsalt läheb siia süte peale, see on täitsa okei. Esiteks kuumaga see süsi, see tolm või tuhk tuleb siit pealt maha. Teiseks annab see niisugust mõnusat mekki asjale juurde, et kui teil ei ole soola ja pipart, vaid on niisugune sealihatükk, nagu mul siin on, siis saate sellele lisamaitse. Ja nüüd, miks ma selle halu siia panin ja selle halu siia panin? Põhjus on selleks, et nüüd te võtate selle noti teise poole ja te panete siia peale ka
siukse katuse, mis hakkab omakorda siukest kuumapeegli tekitab ja hakkab seda kuuma siia allapoole peegeldama ja niimoodi küpseb see teil mõlemalt poolt. Ja nüüd ei ole muud kui oodata, millal lihm valmis saab. No nii, nüüd on jälle natuke aega mett verre voolanud, nagu öeldakse. Ja mulle tundub, et see lihm hakkab siin juba, näeb väga isuäratav välja. Et noh, see 5 minutit ja 5 minutit, mis sai öeldud, on tegelikult niimoodi, et ega ükski grill ei ole niimoodi, et pane ja unusta, et noh, kui sul tundub, et seda kuuma on vähe, sa võid siia kõrvale teha natuke tuld juurde, natuke rohkem edasi-tagasi keerata. Aga meil on läinud, ma arvan, väga hästi seekord. Et võtame selle kaane maa, hopsti, ja see liha, see ei näe üldse halb välja. See on kuum ka. Aga ja ta ongi siin täitsa nagu, sülg tuleb suhu, mõnusalt valmis saanud. Et tehke teie ka, et selline lahendus, nagu öeldud, töötab siis, kui teil ei ole väga palju puid, aga teil on üks nott ja palju pisikesi puid ja natuke liha ja saate siukse mõnusa grilli endal metsas valmis teha. Et lähemalt lugege sellest Kaitsekodust ja järgmise korrani head isu.